Ta ütleb, et te suudasite laval või nagu lavapalgina taga. Ta ütles, et see juhtus. Ta ütles, et see juhtus üks kord. Õpetaja erivajadustega õpilaste koolis istub ülekuulamisruumis süüdistatuna seksuaalkuritegudes, mis on seotud ühe tema enda õpilasega. Ma luban sulle, et koolis ei juhtunud midagi. Okei. Mis ta siis nii ütleb? Ma ei tea. Tere tulemast Long Crime'i. Mina olen Anjanet Leevi. Ryan Cunningham oli õpetaja erivajadustega õpilaste koolis, kuid see on nüüd muutunud. 2026 aasta veebruaris sai politsei Montgomerys, Ohio's, mis on Cincinnati äärelinn, teate, et Cunninghamil oli aastaid varem sobimatu suhe ühe õpilasega. See oli 24. veebruaril, kui Cunningham läks vabatahtlikult politseijaoskonda, et vastata mõnedele küsimustele. Aitäh, et tulite. Hindan seda. Pole probleemi. Muidugi, see oli tore, et hindate. Mul on kõik olemas. Kõik on korras. Jah, nii saame selle asja kiiresti ära lahendada. Aga jah, kõigepealt, nagu ma seda telefonis ütlesin, sa ei tule siia selleks, et sind arreteeritaks. Okei, sind ei arreteerita. Sul pole mingeid paistamismäärusi. Sa võid igal ajal sellest uksest välja kõndida, kui soovid. Ja sa võid isegi kohe uksest välja minna. Ma ei hakka sind takistama. Okei? Jah. Sinu vastu pole ühtegi süüdistust. See on see, mida nimetatakse sisuliselt kohtumiseks, kus me lihtsalt palutame asju. Ja siis lähed sa oma teed. Isegi kui sa istuksid siin ja ütleksid mulle, et oled teel siia müünud kilo kokaiini, siis sind täna ei arreteerita. Mitte miski, mida sa täna ütled, ei vii selleni, et sind arreteeritakse. Välja avatud mõrv. Ära tunnista mõrva, kui me oleme käeraudades. Nii et peale selle, lühidalt öeldes ilmselgelt jõudis meie juurde info, et sinuga seoses toimub midagi. Okei, sinuga ja mõnede õpilastega. Ja nüüd ilmselt võtab minuga täna hiljem ühendust üks õpilane, kelle isikut ma ei tea. Ja ma ei tea, mis tal on, aga mingi õpilane või endine õpilane, ma eeldan, tuleb täna välja ja toob mulle hunniku asju. Ma ei tea, kes see inimene on, mulle lihtsalt öeldi, et see on tulemas. Võib-olla oleksin pidanud intervjuuga ootama, aga ma tahtsin selle lihtsalt eest ära saada. Jah, just. Kiire küsimus ilmselt Striveward Academy. Kui kaua see seal on olnud? Ma ei tea, ma kolisin siia 8 aastat tagasi ja see on olnud selles samas kirikuhoones kõik need 8 aastat. Ma tean, et see oli olemas juba enne mind. Me arvasime alati, et seal on väikesed lapsed. Ei, seal on põhikooli ja gümnaasiumi õpilased. Meil käivad 4. klassis kuni abiturientideni. Selge. Ja varem oli meil ka nende üleminekuprogramm, kus nad said lahkuda 22-aastased, aga me loobusime sellest stardiplatsist. Okei, nii et seal käivad lapsed, kellel on näiteks õpiraskused ja muu selline. Ja autism, sellised asjad, saan aru. Okei. Ja sa oled seal olnud 8 aastat. Ma arvan, et see on mu 8. aasta. Jah, tõesti. Sel ajal oli Cunningham õpetajas Skyward Academias, mis on erivajadustega lastele mõeldud kool. Ta õpetas seal loodusteadusi. Tänapäeva maailmas, kui rääkida õpetamisest, siis kui mina koolis käisin, polnud mobiiltelefone ega sotsiaalmeediat. Kas sa jagad õpilastega oma sotsiaalmeediakontosid ja telefoninumbrit? Ei, ma ei tee seda. Selge. Ainus õpilane, kellel olen oma numbri andnud, on Jay. Aga tema lahkus, lõpetas teise kooli ja sellega asi piirtubki. Olgu, ma tegin selle vea oma 1. aastal 1 korra. Andsin oma numbri 1, teda kutsuti president John Dow, aga see oli mu 1. aasta. Ma ei saanud aru, et neil polnud reegleid, nii et ta FaceTime'is mind iga päev. Lõpuks blokeerisin ta. Okei, aga ei, mingit infot ei jagatud. Ma olen kõik muutnud, oma sotsiaalmeedia teinud privaatseks, alates sellest ajast, kui ma siin õpetama hakkasin. Või olen kõik kustutanud, tead küll, sest nad püsivad alati, kas ma saan su numbri, kas ma saan kõik. Ausalt öeldes ma oleksin arvanud, et õpetajad jagavad seda nüüd. Ei, sellepärast ma ootasingi. See polnud nagu mingi lõksuga küsimus või midagi. Jah, ma ei tea, arvasin lihtsalt nii. Okei, hästi. Ma võin sulle öelda, et see õpilane, kes eile tuli, oli ilmselt salvestanud iga viimase asja, millest te temaga kunagi rääkinud olete. Okei. Ekraanipildid ja kõik muu. Okei? Ja osa sellest sisaldab sinu telefoninumbrit. Okei, ta andis mulle sinu telefoninumbri ja ütles, et ta ei tea, kas see on ikka veel kehtiv number või mitte, aga see oli 740 suunakoodiga või midagi sellist. Ja mina, loomulikult detektiivina saame me teatud asju välja uurida. Nii et ma kontrollisin siin süsteemist ja vaatasin, et telefoninumber on ikka sama. Aga tal oli sinu telefoninumber? Olnu. Tal olid ekraanipildid teie kahevahelises vestluses. Tal olid Instagrami ekraanipildid, Snapchati ekraanipildid ja muud sellist. Olgu, ma ütlen siis, et vähemalt ühel õpilasel veel olid sinu asjad. Olgu.
Nüüd, peale tema, kas on veel mõni naisõpilane, kellel on kunagi olnud sinu asju? Ei, mitte et ma teaksin. Noh, nii nagu see mulle tundub ja ma võin sulle öelda mehed mehele. Ja. Ta lööb sulle külge. Sellest, mida ma olen lugenud, jah, olgu. Ma võin sulle öelda ja ma pole veel kõigega lõpuni jõudnud, sest ta rääkis mulle väga palju. Ja alguses ma tegin ekraanipilte, piidistades oma telefoniga ja lõpuks ütlesin, kui palju neid meil on. Lihtsalt saada need mulle meilile, olgu. Ja sellepärast ta siis lihtsalt saatis mulle suure punniku. Ma mõtlen, ta saatis mulle põhimõtteliselt kogu drive'i. Aga nii nagu need sõnumid loetavad on, tundub mulle, et ta lööb sulle püüde. Olgu. Ja sina enda kaitseks ütled, et peame ootama lõpetamiseni ja sellist asja. See on odoo.com, call creeps, law and crime. Nüüd tundub, et detektiiv loob Brian Cunninghamiga usaldust. Arutelu jätkub. Jah, ma mõtlen, me rääkisime küll. Nüüd, kui sa selle üles tõid, siis me rääkisime. Aga kas te rääkisite Instagramis ja Snapchatis? Mul pole juba mõnda aega Instagrami olnud. Võib-olla Instagramis, võib-olla ta lihtsalt nägi, et sa vaatasid tema lugusid või midagi sellist. Mitte lugusid, aga tema asja. Ja pea meeles, see oli 3 või 5 aastat tagasi. Ja. Ma ei tea, miks. Ma ei tea, mis paneb mind 23. veebruari 2026 politseijaoskonda sisse astama. Mul pole sellele vastust, sest need on samad inimesed, kes jälitasid mind mu lapsehoidja majja. Ma olen nagu, ei. Räägi mulle sellest. Aasta tagasi nad tulid ja et öelda, et nemad tol teisipäeval. See on mingi tüüp, tema poissõber, ma ei tea. Okay. Ma eeldaksin, et ma teaksin, aga nad järgnesid mulle lapsehoidja majja ja siis läksime Eelvisse politseijaoskonda ning esitasime seal avalduse. Ja siis nad ei öelnud midagi, tead küll. Kas nad palusid sul ka seal avalduse esitada? Jah, ma mõtlen, kas mul on see ikka alles. Sest ma tean, et ma proovisin. Mul on siiani selle härrasmehe number alles, kelle juurde ma järgmisel hommikul siia tulin. Sa tulid sellepärast meie juurde? Jah, nii et see juhtum toimus 9. aprilli mis aasta? Eelmisel aastal. Jah, see ongi kogu toimik. Ma vaatan selle üle. Sa võid mulle öelda. Jah. Ma ei tea, kas sa... Sest ma proovisin seda siin politseinikule saata, aga see ei lubanud seda edastada või mis iganes. On sul aimu, miks nad sind jälitasid? Kuidas sa teadsid, et nad sind jälitasid? Noh, tüüp tuli välja. Kui ma läksin oma lapsele järele, tuli see mees autost välja ja astus mulle vastu öeldes, et tahab asja lahendada nagu mehed või midagi sellist. Ei, aga jah. Ma esitasin selle avalduse ja politsei ütles, et asi on läbi või midagi sellist. Jah, ma helistan neile. Kas siin on juhtumi number? Ma arvan, et on. Selle juhtumi süüdistused ulatuvad tagasi aastasse 2021 ja see tuleb jutuks ka vestluses detektiiviga. Kas olete kunagi kuulnud groomingust või millest sellisest? Ma olen seda sõna kuulnud. Okay. Grooming tähendab põhimõtteliselt seda, kui täiskasvanu või õpetaja võtab alaealise ja suunab teda kuidagi. Ma ei tea, kas siis seksuaalse tegevuse poole temaga või midagi sellist. Hea uudis sinu jaoks on see, et groomingu kohta kehtestati seadus alles eelmisel aastal. Grooming ei ole seadus, mis see nüüd on 2021 ja 2023. Groomingut ei eksisteeri. Okei, ma ei usu, et grooming on üldse teemaks. Nendes sõnumites on palju asju, mille puhul ma ei tea, kas need moodustavad kuriteo. Ma tõesti ei tea. Aga nendes sõnumites on asju, mille puhul ma arvan, ja sa ilmselt võid seda tunnistada, et sa läksid natuke üle piiri, sa oleksid pidanud õpetaja poole pöörduma. Ma nõustun sellega. Nii et mõnedes neist sõnumitest, ja ma printisin mõned välja, nagu ma ütlesin, ta salvestas kõik. Ja nendes sõnumites on palju selliseid, kus sa põhimõtteliselt ütled talle, et ta ei salvestaks neid. Jah. Sa ütled talle, et ära tee seda, sest ma olen kindel, et see võib su tööelus probleeme tekitada. Ja. Mis värk on selle võltsfonto ja võlts Snapchati kontoga? Ja ta ütles mul... Et kui ma tahan või kui tema tahab rääkida, siis see oleks parim viis seda teha. Kas oli võltsfonto? Ja. Aga jah, siin on üks koops, kus ta isegi ütleb, et tal oli minust ulenägu ja sellised asjad, mis on jälle tema jutt. See on tema, kes seda teeb. Aga siis ütled sa ise, et nüüd pärast lõpetamist saame tegelikult vabalt sõnumeid saata ja rääkida. Ma olen sellega täiesti nõus.
Sellised asjad. Kas sa räägid laval suudlemisest? Kas sa mäletad seda juhtumit? ei, me ei teinud seda kunagi. Meil ei olnud lubatud, nagu õpilastel, ei lubatud kunagi üksi olla. Oli aeg, kui sa mainisid talle seda, mis see nüüd oligi, tema nimetas seda kuidagi lõbus reede. Kas nii seda nimetati? Ja, igal reedel on meil lõbus seltskond. Priit, see oli nii, et mine kardina taha ja näe välja, nagu otsiksid lauamängu. Ja, ma mäletan seda. Jah, okei. Mis siis seal juhtus? Ei, nagu, mitte midagi. Okei, tema ütleb, et te suudlesite ja siin on midagi, mis paneb mind ka uskuma, et see juhtus. Ei. Okei, nii et sa ei arva, et sa teda siis suudlesid? Ei, okei. Kas sa arvad, et olete teda kunagi suudelnud? Pärast lõpetamist, jah. On küll. Jah, ja siis, isegi kui see on pärast lõpetamist, otsustame proovida. Aga see ei tööta, sest elu tuleb vahele. Sest see ei ole laastav, aga siis siin ma arvan, et ta magas oma poiss sõbraka. Kas sa mäletad neid päevi? Ma arvan, et üks tema sõpradest tuleb ja ütles sulle mingi põhjusel. Jah, ma tean, et tal oli poiss sõber. Ma ei tea, mida kõike nad tegid. Okei, sinu sõnumites küsisid temalt, kas sa mõtlesid minu peale, kui te seda tegite? See on küsimus, mida sa esitasid. Kas sa mäletad seda? Küsimus, kas ma küsisin temalt, kas ta mõtles minu peale? Jah, sa tegelikult ütlesid, et mõtlesid minu peale, eks? Ja jälle, ma ei arva, et see oleks kuritegu. Ma lugesin seda, ma tean, aga ma ei mäleta seda. Olgu. Nii et Ryan Cunningham tunnistab, et ta esiteks suudles seda õpilast pärast lõpetamist ja teiseks, et tal oli temaga tõesti sobimatud vestlused. Detektiv märgib, et see ei ole kuritegu. Vestlus jätkub. Ta ütleb, et te suudlesite laval. Või nagu laval kardina taga. Ta ütleb, et see juhtus. Ta ütles, et see juhtus ühe korra. Ei, olgu. Ja ta ütles ka, et ta saatis sulle mõned alasti biidid. Kas see on tõsi, jah? Okei. Ja ta ütles, et sa vastasid talle biitidega? Jah. Okei. Ja tol ajal oli ta 18-aastane. Ta on abiturient, aga ta on 18-aastane. Mis jällegi, ma arvan, et seaduses on mingi lükus, ma ei leia, et õpetaja, kes saadab 18-aastasele õpilasele sõnumi, oleks kuritegu, sest õpilane on nüüd täiskasvanud. Ja õpilase ja õpetaja suhe peab hõlmama seksuaalset kontakti ja käitumist. Ja ma pole veel leidnud midagi, mis ütleks, et piltide, sobimatute piltide saatmine seda hõlmab. Nii et see on nagu seaduse hall ala, mida seadus pole kunagi isegi mõelnud katta. Nii et see on sinu jaoks samuti õnnelik juhus. Nüüd, kui tema saadab sulle pilte, siis ilmselgelt oleks see lapsporno, kui ta seda teeb, sest ta on 16, 17. Okei, aga see oli aastaid tagasi. Mul ei ole neid pilte veel. Mul ei ole. Nüüd ma poostan tema Snapchati kohta läbiotsimismäärust. Tema Snapchat alates 2021 aastast kuni 2023 aastani. Olen valmis austama. Minu arusaamust mööda saamsid sa ka sinna talle pilte, kes on tõsi. Tõenäoliselt, kui tagasi vaadata, jah. Okei. Ja see oli ammu aega tagasi. Kuule, kas ma näen sinu suguelundite pilte, kui ma need tulemused saan? Kas see on see, mida ma siin näen? Tõenäoliselt. Okei. Nüüd jälle, see, et sa seda saatsid, paneb mind arvama, et sa ilmselt suudlesid teda korra lava taga. Ma luban sulle, et koolis ei juhtunud midagi. Okei, miks ta seda ütles? Ma ei tea. Ma ei tea, miks ta seda kõik 5 aastat hiljem üles tops tead. See on täiesti õigustatud tähelepanek. See on täiesti õigustatud tähelepanek. Ma ei tea. Okei. Kas sul on kunagi olnud sellist suhet mõne teise õpilasega? Ei. Okei, kas sul on aimu, kes täna minu poole pöördub? Ei, mul tõesti pole aimugi. Okei. Sest ilmselt, nagu ma ütlesin, tema ütles okei ja lihtsalt teadmiseks, et tuleb veel üks tüdruk, kes tuleb välja hulga uue infoga, bla bla bla. Mul tõesti pole aimugi. Okei. Nii et kedagi teist ei ole? Ei. Hästi. Milles asi oli? Ma ei tea, see häiris sind, ta lihtsalt käis mulle muud kui peale. Ma mõtlen, ma olin küll täiskasvanu ja nii edasi, aga ma lihtsalt murdusin. See oli raske aeg tol perioodil, tead küll, millal see oligi, kas 2020, 2021 kuni 2022. Jah, see oli tõesti raske aeg minu elus, aga see pole siiski vabandus sellele, mida ma tegin. Aga kas sa oled abielus? Jah. Kas sa olid siis abielus? Ei. Okei. Ei, me lükkasime pulmad edasi. Meil oli endagi palju asju käsil, näiteks minu naise vaimne tervis, minu enda vaimne tervis tol hetkel.
lükkasime pulmad edasi ja siis asjad lihtsalt nagunesid. Ja me olime ikka veel koos ja nii edasi, aga kas ta teab kõigest sellest? Ei, ta teadis, et mind jälitati. Ta teadis, et oli üks õpilane, kes üritas pidevalt midagi, aga sellega asi piirduski. Okei, nii et ta ei tea, milline sinu osa selles oli? Ei, okei. Kas kool teab seda? Ei, ma olen olnud temaga aus. Ma ütlesin, et see on juba mõnda aega probleem olnud, sest ta lihtsalt tüütas mind muudkui. Aga kui kool loeb selliseid asju nagu ma ei jõua ära oodata, kuni sa oled, siis nad ei tea seda, aga ma kavatsen neile rääkida. Okei, kas sa räägid mulle biitidest? Jah, mina ja tema räägime pärast seda. Okei. Me jätsime heli välja Ryan Cunninghami naise nime juurest. Pole vaja teda siin avalikult mainida. Aga tead, see pidi olema raske vestlus, mille ta kavatses temaga hiljem maha pidada. Cunningham ütles, et nad polnud tol ajal abielus, kuid tundub, et nad olid koos. Me oleme rumalad. Ma lihtsalt ütlen, et me oleme rumalad. Jah, kurat, ma olen 48 ja ma olen nüüd palju targem. Aga öeldakse, et mehe aju ei arene täielikult välja enne, kui ta on peaaegu 30. Sa polnud sel ajal veel 30, jah? Aga tead, siin on midagi. Muide, kes on Rocky? Minu koer. Okei, ma arvasin nii. Ma ei saanud aru, kas see on laps või koer, aga ma arvasin, et koer. Jah, aga tead, ta ütleb ühel hetkel, et tahab lahku minna ja sina küsid, miks nüüd või midagi sellist. Kas sina ja su praegune naine olite sel hetkel pausil või oli see lihtsalt halb ajastus? See oli halb aeg. Sain aru. Ma ei teadnudki, et me käime. Jah, ma mõtlen, kas me ei võiks öelda, et ta pole pärast õpetamist temaga rääkinud. Ja sellised asjad. Aga sellest hetkest alates pean ma selle kõik üles kirjutama. Ja nagu ma ütlesin, ma ei tea, kas siin üldse on mingi kuritegu. Tõesti ei tea. Sest, nagu ma ütlesin, kruumimine ei muutunud seadusega karistatavaks enne aastat 2025. Aga see on kruumimine ja see on vägivald. Seda võin ma sulle öelda. Kui sa teeksid seda täna, siis sa arreteeritaksid. Jaa. Olgu, tea seda ja ära lase end enam sellisel moel petta. Jaa. Aga ma ei tea. Ja ma ei arva, nagu ma ütlesin, ma ei arva, et oma, tead küll, pildi saatmine 18-aastasele on kuritegu, isegi kui see on õpetaja ja õpilase vahel. Ma ei tea, kas see on kuritegu. Kas olid tegelikult tema õpetaja või midagi sellist? Ei. Ei olnud. Ei. Okei, mitte kunagi. Mitte kunagi. Tema oli halles tiimis, mina olen punases tiimis. Kas te polegi kunagi oma elus kohtunud? See on nagu kool, kus on 35 kuni 50 last. Nii et sa tead iga last? Jaa. Sain aru, okei. Ja aga nagu, ma ei tea, kas see on kuritegu. Mul on tunne, et me lihtsalt see ilmselt ei tee õnnelikuks. Jaa. Kas sa arvad, et sa jääd selle viige juures oma tööle? Tõenäoliselt mitte, ei. Okay. Tõenäoliselt mitte. Ma mõtlen. Tead, ma ei tea sellest osast midagi. Ryan Cunningham kaotas kindlasti oma töö samal päeval, kui ta rääkis detektiiviga. Cool avaldas avalduse, milles öeldi muu hulgas, et Skywardi Akadeemia seab oma õpilaste turvalisuse ja heaolu esikohale. Me võtame kasutusele kõik võimalikud meetmed, et kaitsta oma õpilasi. Skywardi Akadeemia on täielikult teinud koostööd kriminaaluurimisega ja jätkab seda ka edaspidi. Intervjuus pöördus detektiiv tagasi selle juhtumi juurde, mida nad olid arutanud ja mis puudutas õpilast sellel laval. Kui tuleb selline süüdistus, peame selle esitama prokurörile ja prokurör ütleb, kas kuritegu on olemas või mitte. Ma olen sinuga kogu selle asja osas täiesti aus. Ei tule kunagi sellist hetke, kus sa vaatad peeglisse ja sinu taga on politseinik ning sa mõtled, et ma olen rohkem. Jah, seda ei juhtu. Ma võtan sinuga ühendust, ma helistan sulle. Sinu number ei muutu, eks? Sa jätad sama numbri. Ma mõtlen, kui sa just ei arva, et ma peaksin seda muutma. Ma mõtlen, kas ta häirib sind? Ei. Okay. Mind blokeeriti iga kord. Ma ei muudaks seda. Sellepärast ma proovin natuke oma sõitu parandada. Ei, ma ei tee seda. Ma tahtsin öelda, et kui ma muudaksin seda, siis ma helistaksin siia ja siis. Õige. Jälle, ma ei oska seletada, miks see praegu juhtub, ma ei tea. Tavaliselt, kui midagi sellist juhtub ja sellest on aastaid möödas, siis on see, tead, minu vanem, minu isa või minu vanaisa ja kui ma olin umbes 7-aastane, siis see juhtus. 26 aasta jooksul pole mul kunagi olnud juhtumit, kus keegi ütleks, et 5 aastat tagasi tegi mu õpetaja seda. Mul pole sellist asja kunagi olnud. Nii et jah, ma ei tea, mis selle esile kutsus, aga siin me nüüd oleme. Jaa. Nagu ma ütlesin, ma ei tea, mis mind täna HIE mees ootab. Kui see on midagi märkimisväärselt, annan sulle teada. Olgu, aga ma pean selle üles kirjutama. Ma esitan selle.
Kui sa jälle näed politseiautot oma tahavaatepeeglis, siis ära arva, et mina selle eest maksan. Kui nad otsustavad mulle süüdistus esitada, siis oleksid nad prokuratuuri kontoris. Kui nad otsustavad, et siin on midagi, siis ma helistan sulle ja annan teada, kuule mees, lihtsalt, et sa teaksid, nad ütlesid, jah, nad tahavad edasi minna. Nüüd. See kõik toimub kindlasti. Ausalt öeldes ma ei tea, ma ei oska mõelda, sest ma ei tea, milline kriminaalsüüdistus sobiks, kuna ma pole veel ühtegi leidnud. Kui nad usuvad, et te lava suudlesite, siis ma ei tea, kas see juba kvalifitseerub. Kui nad usuvad, nagu ma ütlesin, tema ütleb, et sa panid oma käe tema reiele. Õige. Ta ütleb, et see juhtus laua taga. Ma mõtlen, mina ei tea. Minu arvates, kuidas saab suudlus olla seaduslik, aga käsi reiel võib olla mitte. Nii et minu jaoks ei vii käsi reiel tingimata millegi muuni. Aga see ei juhtunudki, sellepärast ma olen segaduses, nagu see pidi juhtuma, aga suudlust ei tulnud, ma ei tea. Kas ma otsin siit selle lavaga seotud asja üles? Nii et ta räägib sellest ja ma tean seda. Rääkides suudlemisest? Lavaga on midagi seotud ja tema mainis lava enne, kui ma sõnumit nägin. Miks see suhe ei alanud lõpuaktusel? Ma lihtsalt ütlesin, et olin omadega paremas kohas. Nagu... Sa pead nagu. Ma mõtlen, sa võitsin öelda, et olin omadega halvas kohas. Get the word in front of now. Ma mõtlen, siin on üks koht, kus sa räägid temaga seksimisest, aga sa tegelikult ei seksinud temaga. Sellegi poolest ütleb ta seda ka. Kui ta oleks tahtnud mingi vale välja mõelda, et sind hävitada, siis ta oleks ilmselt tulnud ja öelnud, et me seksisime. Ma mõtlen, see oleks see, mida ta oleks öelnud. Ta ütles, et ei teinud seda kunagi, mis ausalt öeldes üllatas mind, arvestades kõike muud, mida ta mulle rääkis. Ausalt öeldes arvasin, et see ongi see, mis juhtuma hakkab, aga seda ei juhtunud. Ma ei näe midagi sellist, mida ma arvasin, et ta mulle ütles. Ma ei näe ka seda osa, kus... Ta räägib sinu koerast ja sellistest asjadest. Nii et, nagu ma ütlesin, see ei lülitanud kõike välja. Ma tahan asjast biiti ette saada. Kas sul on mulle küsimusi? Sa ütlesid, et sa ei tea, mis saab, kui mind arreteeritakse või midagi sellist. Sest mu laine töötab 7-6 ja siis ilmselgelt. Ta ei jõua koju enne 7, aga ta töötab ka vasakul pool ja siis on mul veel laps. Nii et arreteerimine ja midagi sellist. Ja siis see kena raam. Me räägime siin kuudest kuradile sellega, mis kahjuks tähendab, et see jääb sulle kuudeks pähe. Aga see ei oleks midagi, mis juhtuks täna, homme või järgmised nädalad, sest õigussüsteem liigub aeglaselt. Aga mis oleks, on see, et ma kirjutan selle üles, see esitatakse ja ma pean ikkagi ootama, kuni osa Snapchati asju kohale jõuab. Snapchat võtab tõenäoliselt 2-3 nädalat. Möödus mitu nädalat ja prokurörid tegid oma otsuse Ryan Cunninghami suhtes. Suurvandekohus esitas talle süüdistuse 3 punktis: seksuaalne väärkohtlemine, alaealisega seotud nilbuse vahendamine ja alaealistele kahjuliku materjali levitamine. Politsei pidas ta kinni ja toimetas vanglasse. Näete, kuidas vanglaametnik teda seina ääres läbi otsib. Ryan Cunningham ei tunnistanud end süüdi üheski süüdistuses. Ta maksis $10,000 suuruse kautsjoni. Ta on elektroonilise järelevalve all ja tal on lubatud tööajal kodust lahkuda. Nüüd kuulake seda. See on tõenäoliselt osa sellest, mis viis tema süüdistuseni. Nagu ma ütlesin, peame uurima, kas 18-aastasele õpilasele saatmine on kuritegu. Ma pole veel leidnud, et see oleks nii. Ma pean uurima, kas käe reiele panemine on kuritegu. Suudlemine laval ja muide, siin on see, mida ma nägin. See on üks nendest asjadest. Siin on mitu asja. See oled sina, kes räägib. Ma arvan, et me mõlemad mõtleme üksteisele pidevalt, kas mul on õigus. Ja pidevalt mõtleme lavale või võib-olla olen see ainult mina. Aga nagu ma juba varem ütlesin, siis ma arvan, et pärast lõpetamist on meil lõpuks võimalus seda kogeda ilma hirmuta, et keegi meid peale satub. Ma mõtlen suudlemist. Ma mõtlen, see kõlab nii, nagu sa oleksid laval suudlenud. Ma lihtsalt ütlen sulle.
ei jaa, ma mõtlen, plaan oli küll, aga me ei teinud seda kunagi. Noh, tema ütleb, et sa tegid. Hästi, ma ütlen sulle seda. õige. Ta ütleb ka, nagu ma mainisin, et sa puudutasid tema riit. Ryan Cunningham tuleb juuni lõpus uuesti kohtusse ja me anname teile teada, mis saab edasi. Ja see ongi kõik selleks korraks saatest Law and Crime. Mina olen Anja-Net Levi, suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.